Aitäh! Alustuseks ma ütlen, et minu tänase ettekande põhjus on tegelikult Johanna Rossi ettekanne, mida me kuulsime eile ja mida mina kuulsin esimest korda kirjandusteaduse suvekoolis. Ja mille tõttu ma läksin ja võtsin raamatukogust romaani Korter. Ja kuna seal riiulil oli ka kogu algolekud, mida ma ei olnud tervikuna ennem lugenud, siis juhtus nii, et ma lugesin neid üheaegselt. Ja ma saatsin laiali paberid, mille peal on siis algolekute nii esimene kui teine luuletus, et pisut et nendest või nende ümber on ehitatud see ettekanne alguses. Mihkelsoni romaanides oleva arheloo teadmine lubab ka tema luulet üldisemalt mõista. Kui kõrvutada aga romaani Korter, mis ka korduval lugemisel tõrgub lõpuni avanemast, ja Mihkelsoni kolmandat luulekogu algolekud, on neis märgatav mitte ainult kujundite kordumine, vaid ka tegelaste, olgu nad nimega või nimeta, arhelugu otseselt mitte puudutavad seisukohavõtud või hinnangud. Romaanis kirjeldatava ühiskorteri asukaid ja nende külalisi on keeruline kuigi täpselt piiritleda. Ja seda tänu teatavale asesõnaliste olekute ja olematuste rägastikule, mida kirjeldatakse lähemalt üsna teose alguses. Tegelaste tuvastamist keerustavaid vihjeid ja juhtlõngu ei leidu Korteris aga mitte lihtsalt läbivalt, vaid vägagi tihedalt. Kõikide tegelaste summa on justkui mingi kogum, mis ei näi olevat korter, vaid ebaisikuline mina. Kuidas selle mina seotust temaga väljendatakse, luges eile tegelikult ette ka Johanna Ross, aga loen nad siinkohal uuesti. Tema oli minata mina. Tema oli mina väliskoor ja sedapidi sobib ükskõik kellele. Hõlmav ja haaratav asesõnalises ühtsuses. Temal oli üks aeg, millest kõneleja teadis kõik. Mina aeg oli teine. See oli aeg-ajalt temasse sobituv hääl, sõnakombinatsioon, tähemärk, sisemusest tulenev põhjus, mille välisjoonis kord oli ja kord ei olnud kujundatav mina. Tema oli mälestus minast, aeg-ajalt taas loodud ühtsus. Tuul puudutas keha ja muutus milleski, mis polnud tuul. Korteris on too minata mina hõlmavam ja üldisem kui üks. Ta on olematus, mis võib suubuda erinevatesse minadesse, kellest temana kõneldi. Huvitav on sealjuures märkida, et Mihkelson ise on ühtaegu öelnud, et ta ei ole oma peategelaste prototüüp, kuid ta on oma kõikide tegelaste prototüüp. Et minade, sinade ja temade paljusus ja ka nende suhteline määratlematus ja kohatine ühildamatus on märgatav ka algolekutes, püüan oma tänases ettekandes näidata, milliseid tõlgendusi selle Korterist 5 aastat varem ilmunud kogu vaatlemine läbi samalaadse umbmäärase asesõnalise ühtsuse võimaldab. Algolekud koosneb 4 tsüklist, millest esimeses on asesõnalist agentsust ja pöördumist pea igas luuletuses. Ent ka teised tsüklid pole sellest puutumata. Et rakendada eelpool mainitud ebaisikulist asesõna jaotust, lähtun esialgu Gilles-Deleuze'i tähenduse loogikale omasest joonest, nimelt irratsionaalsusest, mis Deleuze'i terminoloogias ei tähenda niivõrd loogilise mõtlemise hülgamist, vaid pigem võimaluse andmist sellele, mis esmapilgul on tavapäratu. Anda luba mõelda mõeldamatut. Siinkohal võiks ehk tekkida küsimus, mil moel asesõnale mingi väärtuse kokkuleppeline omistamine siis ikkagi nii tavapäratu on. Asesõnad ongi iseenesest ju tähenduselt tühjad ning omandavad tähenduse vaid vastavalt sellele, kes nende läbi end ja teisi nimetab. Tavapäratu on ehk hoopis see, et esialgu sai proovitud nimetatud asesõnadele omistatud väärtusi üks-üheselt asendada terve luulekogu ulatuses. Veelgi tavapäratum, et tänu tõrgetele, mis neis katseis tekkisid, ilmnes, et konkreetsed asesõnade
väärtused mitte lihtsalt ei sobitu igasse luuletusse, vaid neid võib näha muutumises sagedamini, kui ühe teksti piiritletus võiks tavapäraselt lubada ning seda eriliste sissejuhatuste või trummipõrinata. Tänane esitlus jõuab põhjalikumalt tutvustada 2 minateadvust, mida esialgu määratlen kirjutava mina ja sellesama korteris tuttava isetu minana. Nende 2 aga jaotus ei lõpe. Pigem näib, et neid mõlemaid on võimalik veel omakorda jagada ja täpsustada. Algolekute esimene tsükkel aga avanebki kohe mina vormis. Mu päevatöö on read, mu päevatöö on vari. Turnimine sügaviku kohal. Kui vaadelda kõnelejat esialgu kui kirjutavat mina, kes oma töös ehk turnimisel tekkiva tõrke tagajärjel riskib sügavikku langemisega, siis mingil põhjusel selgub tema korda saadetud turnimine olevat tühi töö, sest, tsiteerin, mind olnud pole ülal ega all, ütleb viimane rida. Esmapilgul võib selles reas mina puudumise seletuseks arvata, et eks see ongi üks näivus, see kirjaniku päevatöö. Märgiks, et selle puhul, keda ei ülal ega all pole, on tegemist juba ühe teise, mitte kirjutava minaga. Võiks lugeda sõna suurt algustähte, mis aga siinkohal võib tõesti lihtsalt väljendada uue lause või vähemasti uue fraasi algust. Et tegemist siiski on kas mingit sorti teadvusnihkega või teistsuguse teadvuse olemasolu teadvustamisega, lubavad aimata sarnased muudatused kogu teisteski luuletustes. Nii pöördubki järgmises, teises luuletuses ilmselt too sama kirjutav mina kellegi sina poole, kes pärit on vaikusest ja hallist valgusest. Sest just sinna visatakse ridadesse talletatud valu ja kannatused kord kellegi, näiteks lugeja poolt, tagasi. See näide lubab minna konkreetsemaks erinevate minade või teadvusseisundite eristamisel. Vaikus ja hall valgus kuuluvad nende omaduste hulka, mis algolekutes näivad olevat läbivalt seotud korteris tuttava minata minaga, mis või kes pole selgelt piiritletud. Ta ei ole nimetatav, ta on vaikus, aga ka stiihia, ta on, kuid ka ei ole armastus, ta on ajatu, ta on õhk. Ta liigub vabalt punktist punkti, olust ollu. Ta minek ei vanane ja elul pole aastaid. Minata minale on iseloomulik teatav tundmine ja teadmine tundmise kaudu. Ma ütlen siinkohal, et ma selliseid kasutan väga palju Mihkelsoni enda sõnu, et ma üksikute sõnade koha peal ei hakka ütlema, et ma tsiteerin. Kirjutavaks nimetatu on aga vastupidiselt ratsionaalsem, piiritletum, kindlam. Ta on täistekst ehk asi, millel on, tsiteerin, oma tungid ja raskused, aineomadused, värvid, mis välja lõikuvad. Ta ei saa olla midagi muud. Tuulgi käib tema ümber nurgeliselt. Asja lõpp tuleb siis, kui asi saab otsa, kui ta ära kulub. Need olid nüüd erinevatest luuletustest. Kirjutav mina sai nii nimetatud, sest just kirjutamise kaudu püüab ta seletada midagi, mida ta oskab nimetada vaid valuks. Nimetamisel aga valu teiseneb, muutub teatraalseks, isegi labaseks. Lehekülg 67 küsib ta. Tahaks teada, mis on ehtne ja mis on välja mõeldud, kuivõrd on valus poosi. Et teatraalses liialdatud valus puudub ehtsus, puudub kogeja, näeb näiteks lehekülg 13. Parodeerides lennuilu hävitad igatsuse. Või lehekülg 66. Talumatum on vaadata kui tunda. Valuks nimetatud tunde ratsionaalne mõistmine on kirjutajale sedavõrd oluline, kuna ta tajub tunde seotust enda olemusega. Nii näiteks leheküljel 14 öeldakse, otsin hommikust sinule nime ja ei leia. Kes ma olen?
Kus ma olen? Laud täis valgeid lehti, kuhu praegu kirjutan. Küsin küsimuste küsimust. Nõnda võiks oletada, et teise luuletuse alguses pöördub kirjutav mina sina näol enda kui piiritletud asise teadvuse poole, soovitades endal kui kirjutaja teadvusel lugeda halli valgust, milles puudu vastandvärvid. Selleks, et säilitada kontakt ajatu kogejaga, ehtsusega, sest just kõik kindlapiiriline ja nimetatav on see, mis hävitab tema ebaselget ja aimatavat tunnet. Lehekülg 42 ütleb ta, valu sügavus on sõnas, mille uurimise jäigad ketid lülilt sõlmivad mu ühte ükskõikse ajaga. Teise luuletuse viimases reas esinev mina on seega oletatavasti juba olematu mina. Kogemusetust ehk läbitunnetatud teadmise puudumist kirjutatus nimetab Mihkelson ka valeluuleks, mille lugemine lugejalegi valet sisendab või sisestab. Vale valet õpetab, ütleb ta lehekülg 6. Ja samasugust õigustust võib leida ka korteris, kus mina tegelane, raske on öelda, kes ta siis on, kas see minatu mina või oli tegemist aadaga, mina tegelane ütleb või pahandab õigemini, kui lastele õpetatakse laulu mu Laiaäärne tänavas, sest see on vale, seda konkreetne põlvkond ei olnud kogenud või sellega ei seostunud sellele põlvkonnale õnn või rõõmus mälestus. Et vaid valu, kannatust ja ülekohut ilukirjanduslikult või arusaadavalt seletada sooviv kirjutamine ning tunnetatud kogemuse hülgamine on tühi, kvalifitseerub maha müümisena, annabki see põhjuse oletada, et esitluse alguses mainitud esimeses luuletuses isetut minata mind tõesti polnudki, ei ülal ega all. Kirjutaja leppimist isetu teadvusega ning selleks tuulena tuntud tundeks saamise vajalikkuse mõistmist, kuid samas selle uskumatust või isegi hullumeelsust näeb leheküljel 66. Mis väljast sisse näed, on hullumeelsus. Samas hullumeeles helisevad tasakaalud. Sestap küsibki ta rohkem kui ühel korral, mida õieti kirja panna, mida ise uskuda, kuidas usuks lugeja seda valepidi pahupööratust, mis tundub tõene. Tsiteerin, mitte ei tea, kuidas temast võiksin kõneleda. Eelnevates ridades oli näha, et kohati pannakse küsimärgi alla ka erinevate minade vaimne tervis. Lehekülg 70 öeldakse, 2 hullu vahel on 3. Iseendas elab pisijumal, ei tea endast midagi enne, kui kõrvad tal lukku kisendan. Või lehekülg 72. Mu pooles peas valutab kaotatud aru. Teise poolega jälgin täisolu puudumist. Ja ka mu pooles peas ei ole aru. Teises pooles on nüüd teda üleliia. On mu äratunne üldse tõeline? Nagu valu osas sai juba öeldud, valutab siiski ka ei miski. Kuid see on tõeline, tühja kesta valu. Sinna mahub kõik veel sisse, öeldakse lehekülg 9. Tühi kest on korteris tema. Tema pole aga mitte ainult kest minata minale, vaid ka mälestus minast, aeg-ajalt taas loodud ühtsus. Seega on mälestus ja samaaegselt kest mitte ainult ulm või hõllandus, vaid füüsiline kogemus, kelleks ratsionaalne kirjutav mina muutub. See tõeline valu otsustab sind kustutada. Tõeline valu on igatsus, kuid igatsus mitte selgituste, vaid selguse järele. Näiteks lehekülg 19 öeldakse nii. Tühjus vilgub, kummutab igatsuse minu sisse. Igatsusest ma kõnele ja see on tuul.
käitumist ma loodan ja see on vaikus. Et mina liigne selgitamise ja kogetule nime ehk hinnangu andmissoov on oma sügavuti minekus teatraalne ning mina kogemus sarnaneb pigem pinnal libisemisega, ratsionaalsuse vältimisega, näeb lehekülg 18, kus soovitatakse tahvlilt kustutada, tsiteerin, musta pinna valge sigrimigri, võrrandid ja juhuslikud laused, laukalised sissetundmishetked. Ning selle asemel lasta sellest tahvlist kasvada rohul ning lokata tuule rõõmul. Säärases pealtnäha pealiskaudses olemises või teadmises näeb Eneken Laanes Mihkelsoni kreedot või isegi meetodit, läbi mille kui õhunahka mööda liikudes autor taas loob ühenduse, kogemuse ja kogejaga, juba möödunud aja hõnguga, mida paljalt mälestades kätte ei saa. Siinkohal olgu mainitud, et ka esitluse aluseks võetud Deleuze'i tähenduse või irratsionaalsuse loogika järgi ongi tähendus kätte saada vaid pinnal libisedes. Õigemini nähtava ja nähtamatu, võimaliku ja võimatu vahel libisedes ning mõlemaga võrdselt arvestades. Deleuze'i sõnutsi on sügavuti minek omane loomale, ihule. Ning samas ütleb Mihkelson, need sõnad valetavad, ka siis, kui karjud appi. Loom kisendab. Vaid kivi õndsas teadmatuses tajub igavikku. Vastupidiselt oodatavale tundekülmusele ja ükskõiksusele esindab kivi isetusele, lõpmatusele, olematusele iseloomulikku üksolemist, kõiksust. Võltstunde sügavuse kadumist näeb lehekülg 94. milles nahk on pigem tungidega ihu, mitte pinnal libisemise õhunahk. Elastne on see nahk, mis luuleks vägivaldselt taotud. Ta tuimeneb, ta on vähem liha. Ühenduse taasloomine on siin vägivaldne. Et kirjutav mina ei saa minata minaga kontakti, ei muutu kestaks iga kord, kui soovib, paistab ka lehekülg 15 süüdistusena kõlavatest ridadest. Räägi pealegi minust, kuidas ma olin ja ei saanud teada olemisest midagi. Teinekord aga ei näida mõistvatki, et ühendus loodi enne kui alles tagantjärgi. Tsiteerin. Aga sina ei vastanud. Olid ära ja siin. Ümber rohelise laua pidu pidasid. Mina keskel. Kollasel õhtul sain teada. Siin sa olid. Siia sa jäid. Siin oled. Sina oled mina. Mina olen sina. Igavene teeline luituval maastikul. Juhtub ka minata mina kui igatsuse või tõelise valu tõrjumist. Imelikust haledusest nõnda olen avanenud mina ja läinud lukku vaid, kui valutad minu sees. Aga on ka positiivsemas valguses isetuse teadvuse vastuvõtmist. Su rõõmsameelne tulek on äraolek, mida naudin. Määrdunud on minevik. Ma püüan kala. Nöör mind tirib. Kisub kalaelu vaikusesse. Lõpetuseks võib heita valgust ka sellele, mis tänases esitluses jääb käsitlemata, kuid mis väärib mina teadvuste vahelise heitlustega samavõrd tähelepanu ja edaspidist uurimist. Nimelt ei tähenda too minatus samastumist ainult teiste inimminadega, vaid ka kõige muu ümbritsevaga. Minata mina on sama kõigega, mis sünnib. Kõigega, mis on sündmus. Korteris öeldakse minata mina kohta nõnda. Sündmused on teda läbinud viisil, et ta saab olla vaid sündmus, toimunu ja mitte toimepanija. Seletavad sõnad ei jõua teda puudutadagi, kui ta on juba nende suhtelisuse läbi näinud. Nii näibki algolekute teises tsüklis olev kodu, toaruudu ja aknavalgusruuduga kui sündmus olevat samuti minata mina. Kodu kui olemus.
lehekülg 40 öeldakse, kodu on kohtumine, iseendaga, põgenemine ükskõiksusest kõiksusesse. Ka algolekud luulekogu pealkirjana paistavad oma paljususes olema kõik see, millena ebaisikuline mina kvalifitseerub. Näiteks leheküljel 38 algolus keegi elusainet üheks kiigutab või 89, kus on algolu põhjavesi, millest tõusta. See ehk kinnitab, et algolu on ühteaegu ka igatsus, mis loob ühenduse, algolu on tühjus ja rahu. Kolmas ja neljas tsükkel, mis hinnanguliselt kõlavad rahutumalt või isegi agressiivsemalt, võiksid anda võimaluse vaadelda, kas ja kui sageli autor oma kreedo suhtes vääratab ja õhunahka mööda liikumise asemel tunde sügavustesse laskub. See on minu poolt kõik. Kas on tekkinud küsimus? Jah, olen. Nimetan mina kohta. Ühesõnaga on mina kui teadvus ja mina kui ego. Et mõnes mõttes võiks see mina olla nagu egost lahutatud teadvus. Mis on isegi võib-olla üldisem nähtus, millest inimesed saavad osa, et on ka seda pidi viiteid, et teadvus eksisteerib, mitte et inimesed teda tingimata looma peaksid ja ammu veel looma egost, et ilmselt see on see egost lahutatuse seisund, mida see võiks kirjeldada. Olete nõus? Ja see on täitsa võimalik, jah, aga samas jällegi seesama kirjutav mina, nagu ma ütlesin alguses, et mulle tundub, et ta ei ole ikkagi ka päris sarnane selle kestaga, mis saab koduks minata minale, et seal on neid, ei saaks lihtsalt teda määratleda egona, mis on kindlasti ka seal olemas selles kirjutavas minas, aga et seal on veel mingisuguseid nüansse, et sellega tuleb lihtsalt natukene veel, see vajab süvenemist. No, jah. Ma toetada seda projekti, seda ideed. See esimene luuletus näide on väga hästi analüüsitud, et tõepoolest, et alguses on nagu üks mina, aga pärast see lõpumina, eks ole, on selgelt see vaatepunkti mina, kirjutaja mina, mis eristub nendest teistest võimalikest minadest, mida on ka mitmus, et seal tekib ikka täitsa plejaad neid minasid ja üks on see vaatepunkti mina või see kirjutaja mina. Aga alguses nad tunduvad, et nad on koos olevad, et selline on väga analüüs ja see läheb, kandub üle ka, ütleme, proosateksti puhul, kui Ahasveeru tund vaadata või midagi on täiesti analoogiline, et kõik see on luules läbimängitud, korduvalt läbimängitud ja vilumuse saanud projekt. Just eriti, kui see sarnasus, eks ole, nende kahe töö vahel, mis on 5-aastase vahega ilmunud, tegelikult oli täiesti ilmne just selle minata mina ja selle jaotuse osas. Mulle hakkas praegu meeldima, et ma kogemata nimetasin seda plejaadiks. Kreeka plejaad, millegi pärast öeldakse mitmuses, plejaad ongi plejaadid. See on 9 tähte. Mõned on suuremad, mõned väiksemad. 9 mina, kindlasti me saame 9 mina kokku lugeda, kui me tahame. Eestlastel on muidugi 7 tähte taevas elas, 2 tähte vähem, aga ja seal on tegelikult neid tähti rohkem, et see tundub väga Mikelsonilik, et mõned ägusad mina võimalused on ju veel seal. Ja samamoodi tema ja sina ka, eks ole, et täitsa võimalik, et seal on palju erinevaid. Plejaadid oli tõestas, et on palju Meil on üks küsimus on veel seal. Ma nõus sellega veel jah, aga lihtsalt kuna on tegemist lüürilise tekstiga, et siis tihtilugu tähendatakse, et lüürilise tekst on omane ka selline tugev radikaalne immers. Aeg ja koht on nii abstraktne, siis lugeja ise võtab selle nii-öelda tühja teksise või positsiooni. Ehk siis kuskil oli kirjas, et see on kirjutav mina. Siin. Mu päevad on reaalid. See võib olla ka lausu mina. Ja võib-olla on tore vahel lugeda ka nii, et see mina olen ikkagi lugeja. Ahaa, ja see on ka võimalik, jah. Et see kirjutav mina sai kuidagi niimoodi tinglikult lihtsalt selle ettekandajaks, et see ei ole kivisse raiutud, et ta võib kindlasti vaadelda
esiteks mitut moodi, pluss kui seda edasi arendada, siis võivad kujuneda välja, kõik kõnelevad ja kirjutavad. Sest selles algolekutes seal on juba mina, kes kõnnib tänaval. See on Mälu tänav, eks ole, et see tänav seal karjub. Et see on minu meelest üks huvitavamaid luuletusi, et see selles koguseb, ma ei tea, kas sa seda ka käsitled oma selles ei ole siiamaani jah, jõudnud veel. Minu meelest see on üldse üks kõige huvitavam luuletus, vähemalt selle kogu raames. Aitäh sulle! Aitäh!